Esimene sõna, mida laps õpib, on ema. Kas on olemas mõni sõna, mis on ilusam, soojem ja tänulikum kui ema? Kui mul on raske aeg, tuleb esimesena meelde minu ema, kes on alati minu kõrval ja julgustab mind. Kuigi ta rahuldab oma nälga tigeda tuulega, toidab ta oma lapsi alati maitsva toiduga. Ehkki ta muutub kõhnaks nagu pulk, tunneb ta muret ainult oma laste pärast. Ema armastuse kirjeldamiseks ei ole sõnu. Ema, sa oled armastus. Kui see on nende laste jaoks, võivad emad teha kõike, isegi oma elu ohverdada. Ema 8-jalg ei lahku kordagi koopast, enne kui tema munad kooruvad ja lähevad maailma. See tuleneb sellest, et ta peab puhuma õhku munade vahele, et 100 000 tihedalt kinni olevat muna ei laguneks. Kui munad kooruvad, lükkab ema 8-jalg kogu oma jõuga oma vastsündinud lapsed veepinnale. Ja siis ta sureb. Ema keiserpingviin, kes on pingutades munenud, on liiga kurnatud, et muna haududa, kuid tal ei ole aega puhata. Ta peab kõndima mere poole, taludes äärmuslikku külma -76 kraadi Fahrenheiti, et püüda kalu oma poegade toitmiseks. Maasikamürk noolekon on nii väike kui sõrmeküüs. Kui tema munad kooruvad ja muutuvad kullesteks, kannab emakon oma noored ükshaaval seljas ja läheb teele. Ta suundub oma poegade toitmiseks kõrge puuotsas asuvasse mikroallikasse. Emakon ronib puuotsa, kasutades selleks suurt energiat. See on sama raske, kui ronida Empire State Buildingule lapsega seljas. Emakon liigutab aga iga nooruki puuotsa, kus see on neile turvaline. Ka sellel väikesel elaval olendil on suur ema armastus. Ema armastus on tõeliselt salapärane. Mis on ema armastuse allikas, mis võimaldab emadel taluda mis tahes valu, kui see on nende laste pärast? Uuringud näitavad, et ema armastus on seotud hormoonide, östrogeeni ja progesterooni tasakaaluga. Teadlased ütlevad, et ema armastus ei ole midagi, mida õpitakse, vaid see on saatus. Nad ütlevad, et ema armastus on päritud liigi säilitamiseks. Ja Aadam pani oma naisele nimeks Eeva, sest ta sai kõigi elavate emaks. Esimese naise, Eeva, nime tähendus on elu. Oma lastele elu andmine on ema saatus. Seepärast annab ema oma lastele elu, isegi kui ta peab oma elu loovutama. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Maapealsed emad on loodud taevase ema järgi. Ema armastus on vari, mis näitab taevase ema suurt armastust. Kas te arvate, et nii nagu Jumal isa on olemas, on ka Jumal ema olemas? Bioloogiliselt ei ole mehe ja naise olemasolu tingimata iseenesestmõistetav. Sellegipoolest peame me isase ja emase olemasolu iseenesestmõistetavaks, sest enamik meid ümbritsevatest organismidest järgib sugulist paljunemist, see tähendab, et uus organism luuakse isa ja ema geneetilise materjali ühendamise teel ja see antakse edasi järgmisele põlvkonnale.
taimed, putukad ja isegi seened saavad elu oma emadelt. Kuid viis, kuidas anda elu järglastele isa ja ema kaudu, on ohtlikum kui mittesuguline paljunemine. See on tingitud sellest, et nad peavad läbima mitmeid erinevaid protsesse, kuni nad poegivad ning nende värvilised suled ja sigimiseks loodud laulud seavad sageli nende elu ohtu. Miks saavad siiski kõik elusolendid elu oma emade kaudu? Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi. Elu saamine emalt on Jumala tahe. Siis, miks lõi Jumal kõik asjad nii, et nad saavad oma ema kaudu elu? Jumal tahtis meile näidata, et nii nagu meie füüsiline elu antakse meile meie füüsiliste emade kaudu, antakse meile igavene elu meie taevase ema kaudu. Kõik elusorganismid saavad elada ainult nii kaua, kui on neile ema poolt antud eluiga. Seega igavest elu saab anda ainult Jumal ema, kellel on igavene elu. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks. Jumal ei eksisteeri ainult ühe isana. Kui Jumal isa üksi lõi inimese, oleks ta pidanud ütlema, las ma teen inimese oma näo järgi, oma sarnaseks. Kuid Piibel õpetab meile, et Jumal lõi inimese Jumala näo järgi, ta lõi nad meheks ja naiseks. Fakt, et kui Jumal lõi inimese oma näo järgi, loodi mees ja naine, on tõenduseks Jumala meessoost pildi, isa ja Jumala naissoost pildi, ema olemasolule. Meie isa, kes sa oled taevas. Kristlased on nimetanud Jumala meessoost pilti isaks, järgides Piibli õpetusi. Siis kuidas peaksime nimetama Jumala naissoost pilti? Ülal asuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema. Füüsiline maailm loodi selleks, et näidata meile vaimset maailma. Jumal, kes näitas meile maise pühamu kaudu taevast pühamut, tegi meile teatavaks ka taeva perekonna maise perekonna kaudu. Maa peal olev perekond, mida Jumal näitab varjuna, koosneb isast, emast, vendadest ja õdedest. Siis, millest koosneb taevane perekond. Jeesus õpetas meile, et meil on meie vaimude isa. Meie isa, kes sa oled taevas. Pealegi olid meie lihased isad meile kasvatajaiks ja me pelgasime neid, kas me siis palju enam ei peaks alistuma vaimude isale, et elada. Apostel Paulus õpetas meile täitma oma kohustusi meie vaimude isa ees, kui tema lapsed, just nagu me austame oma inimisi isasid. Maapealses perekonnas on lapsi. Ka taevases perekonnas, mis on maise perekonna tegelikkus, on lapsi. Ja olen teile isaks ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks. Maapealses perekonnas, mis on taeva perekonna koopia, on lastel nende emad, kes nad sünnitasid. Samamoodi on taevases perekonnas taevane ema, kes annab igavese elu. Ülal asuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema. Ükski elu ei saa sündida ilma emata. Nii nagu pole igavest elu ilma meie vaimude emata. Nüüd kutsub Jumal ema oma lapsi üle kogu maailma.
vaim ja mõrsja ütlevad tule. ja see, kes kuuleb, öelgu tule. ja janune ja tulgu. kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta. ilma emata pole elu. Palun tulge taevase ema, eluallika juurde ja võtke vastu igavene elu, et saaksite pärida taevariigi. Tulge Jumala kogudust, kus Jumal ema elab. Selles ajas võime võtta vastu igavese elu ainult siis, kui usume Jumala emasse.